1920. aastal saavutas Eesti rahvas võidu vabadussõjas ja sai sellega esimest korda ajaloos võimaluse ehitada üles päris oma riik, kus valitseks vabadus, õigus ja õiglus. Ja see rahulik areng on kestnud 20 aastat. 1939. aastal see areng lõppes. Sellel samal aastal augustikuus Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa sõlmisid niinimetatud Molotov-Ribbentropi pakti, mille järgi Eesti hakkas kuuluma Nõukogude Liidu huvide sfääri. Ja sellel samal aastal Eesti sai esimese ultimaatumi Nõukogude Liidult nõudega viia sisse Eestisse Nõukogude väed. Edasi ootas meid valu, pisarad, kannatused ja mis kõige hullem, sõda. Meie oleme oma riigi loonud, õigusele rajanud ja meie ei nõua ei teiste riikide käest ega teiste rahvaste käest midagi, mis ülekohtune oleks. Meie tahame rahus elada, rahus tööd teha, meie tahame tülidest eemale jääda ja tahame kaasa aidata, et terves maailmas rahu võidule pääseks. Ainult sellele võime me oma sisemist rahul rajada ja ainult sellele on võimalik meil ka tulevikus oma tööd ehitada. Kui natsid Saksamaal võimule olid tulnud, siis Eesti iseseisvus põhimõtteliselt tugines sellisele tasakaalule Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. Ja Eestile oli sobiv selline variant, et kus need Saksamaa ja Nõukogude Liit ei oleks olnud omavahel sõbrad ega oleks olnud ka liiga palju tülis. Et kui on liiga palju tülis, et siis tuleb see kartus, et nad hakkavad sõdima siin Baltimaade territooriumil ja kui on suured sõbrad, et siis nad jagavad lihtsalt territooriumi ära. Nii, ja nüüd siis 39. aasta sügiseks siis oli näha, et Hitleri selline vallutusiha Euroopas on ikkagi suur ja ka lääneriigid on nõus siis temale teatavaid kompromisse tegema. Et ise mõnda aega veel siis rahulikult elada. Nõukogude Liit otsustas tulla konkreetsemalt ja kiiremini vastu siis Saksamaale ja nendel tingimustel siis see MRP sündiski. Suhteliselt ruttu saadi teada ka siis sellest salaprotokollidest, aga seda mitte kõik ringkonnad siis Eestis ei hinnanud ilmtingimata negatiivselt. Sellepärast, et küsimus selles, et kuna kardeti Saksamaad, siis arvati nagu nii, et juhul kui Eesti ja teised Balti riigid jäävad Nõukogude Liidu mõjusfääri, et võib-olla siis selle tõttu kõige suuremast ohust õnnestuks siis pääseda ja kuidagi moodi ka rahu säilitada. Et nüüd, kui jah, see pakt sõlmiti, millega siis Eesti ja Balti riigid jäid siis Nõukogude Liidu mõjusfääri, siis ütleme, et sellised vasakpoolsemad ja marksistlikumalt meelestatud inimesed pidasid seda suhteliselt positiivseks muutuseks, siis suurem osa elanikkonda, elanikkonna tegi see muidugi ärevaks, aga mitte üheselt nagu selleks või sellest tulenevalt üheselt ei arvatud veel, et on kindlasti katastroof olemas. Ma arvan, et Eesti sõjaväe juhtkond ja Eesti luurejuhtkond ja ütleme, et sellised poliitilised analüütikud, et need muidugi said aru, et nüüd on tegelikult väga keeruline olukord ja täiesti võimalik, et edasi nagu Eesti iseseisvust säilitada ei õnnestu. Ütleme, et see baaside lepingu sõlmimine käis suhteliselt ruttu. Kõigepealt tuli nagu see teadmine, et
et Nõukogude Liit taolist asja hakkab pakkuma ja siis oli küsimus selles, et kellele Balti riikidest pakutakse seda esimesena, sellel oli lootus siis saada nagu kõige paremad tingimused. Ja selle tõttu siis Eesti välisminister sõitis siis Moskvasse kaubanduslepingut sõlmima, siis talle öeldi siis Moskvas, et tegelikult tuleks sõlmimisele ka siis niinimetatud baaside leping ja vastastikuse abistamise pakt. Ja selle peale siis välisminister sõitis siis Eestisse konsulteerima. Siin oli siis mõni päev käisid kiired konsultatsioonid ja siis sõlmiti see leping ära. Et rahvas jah, nende päevade jooksul oli informeeritud, et käivad konsultatsioonid ja käib kaubanduslepingu sõlmimine ja siis, kui ikkagi sõlmiti vastastikuse abistamise pakt, siis seda teatati vähe aega enne siis pakti enda sõlmimist. Kohati on räägitud nagu niimoodi ju, et Eesti valitsus võttis selle otsuse vastu väga kitsas ringis nii-öelda konsulteerimata, aga tegelikult ka tollane demokraatlik opositsioon nagu Tõnisson ja sotsiaaldemokraadid eesotsas Reiga, et nemad oleksid veel meelsamini siis selle baaside lepingu vastu võtnud, kui Pätsi valitsus seda olekski teinud. Tuleb arvestada seda, et see oli ikkagi see, mida Nõukogude Liit pakkus, oli ju formaalselt nagu sõprusleping, eks ole. Mahutati Eestisse 25 000 Nõukogude sõjaväelast, mitmesse kohta siis Paldiskisse, Saaremaale, mõnesse kohta veel siis lennuväljad Loksale ja Tapa lähedale. Eesti sõjaväe suurus oli siis sel ajal 17 000 meest ilma mobilisatsioonita. Need baasivägesid oli rohkem, kui oli siis Eesti sõjavägesid. Ja Nõukogude Liit oli siis võimeline mobiliseerima kusagil peaaegu 500 000 meest ka. See tähendab, et siis nagu 3 Balti riigi vastu. Ja siis pärast baaside lepingut toimus ka valitsuste vahetus, et see ei olnud Nõukogude Liidu poolt nõutud, see ei olnud ultimatiivne, aga see oli lihtsalt, kuidas öelda, nagu nii-öelda uus olukord. Ja siis tuli Uluotsa valitsus, tuli võimule. On selge, et seoses baaside lepinguga muutus Eesti Nõukogude Liidu pantvangiks. Seal pärast seda oli äärmiselt raske midagi ette võtta, midagi reaalselt iseseisvuse säilitamiseks. Aga samas seda baaside lepingut sõlmimata jätta oli ka peaaegu võimatu. 40-ndad on Eesti ajaloos ilmselt kõige tumedam dekaad, mis on üldse olnud ja seda väga mitmes mõttes, et ühest küljest Eesti oma riikluse seisukohast, teisest küljest siin elanud rahvaste kannatuste seisukohast. Ja me ei räägi ainult etnilistest eestlastest, vaid tegelikult Eestis elanud vene inimesi represseeriti, Eestis elanud juute represseeriti ja seda tehti siis 2 erineva võimu poolt. Nii et moraalselt on 40-ndatel väga palju sündmuseid, mis väärivad ühest hukkamõistu. Kas see siis oli Nõukogude Liidu repressioonid või Natsi-Saksamaa okupatsioon ja selle vältel toimunud repressioonid. See, mis juhtus 40. aastal, on juriidiliselt võib-olla vaieldav kohati, aga kokkuvõttes Nõukogude Liidu tahtlus ilmselt ikkagi on üheselt mõistetav, et taheti okupeerida riik, laiendada oma impeeriumi ja selleks kasutati erinevaid võtteid eriti ei valitud. Pärast 1939. aasta septembri baaside lepingu sõlmimist Eesti on elanud kuni 40. aasta juunini olukorras, kus ühelt poolt riiklik iseseisvus säilitati, aga võõrväed olid Eesti sees mitmes kohas. Need olid Nõukogude väed ja aastal 40 juunis olukord hakkab kiiresti halveneva, mis toob kaasa ka ultimatiivseid nõudmisi Nõukogude Liidu poolt
et suurendada Nõukogude Liidu vägede kontingenti Eestis. Olukord hakkab kiiresti muutuma ja järjest vähem on lootust, et Eesti säilitab oma sõltumatuse. Eesti jaoks ta hakkas eskaleeruma ootamatult juuni keskpaigas, kui siis sakslased olid jõudnud Pariisi alla. Ja kui maailma tähelepanu oli siis mujal, 16. juunil esitati siis Eestile ultimaatum ja seal oli nüüd konkreetselt 2 punkti, siis täiendavate baasivägede laskmine Eestisse ja siis ka valitsuse vahetus. Ja ütleme, et selles olukorras tõenäoliselt oli nüüd, ütleme, Pätsil nagu nii-öelda Eesti juhtkonnal nagu 2 valikut, et kas, ütleme, et sõjaliselt tõenäoliselt oli seda vastuhakkamise võimalust enam suurt ei olnud. Ja nüüd oli siis selline 2 valit, kas protesteerida siis nii-öelda rahulikul teel või siis nii-öelda apelleerida sellele nii-öelda tugevama poole nii-öelda suuremeelsusele, eks ole. Et siin on ka Eesti juhtkonda nagu selles süüdistatud, et nad ei teadvustanud maailmale, et see, mis nüüd hakkab pärast 17. juunit juhtuma, et see on siis vastu meie tahet. Et see on nii ja naa, et vaata, kui nagu seda pidi mõelda, et oletame, et te satute mingisuguse röövlikamba küüsi, kes on teist nagu tugevam. Ja samal ajal käivad nagu teised inimesed käivad sealt mööda ja te teate, et need inimesed teile appi ei tule. Nad ei tule teile appi. Et ega te siis ei karju ju, et tulge mulle appi, et kui need röövlid on teie ümber, te sellega ju ärritate röövlit, eks ole. Ja see sama loogika on siis sellel Eesti valitsusel ka, et katsume võimalikult heatahtlikult siis Nõukogude Liiduga läbi saada, et siis on ehk sovetiseerimine on esiteks aeglasem ja teiseks pehmem. Ja kolmandaks, et seal ka mingeid signaale tuli ju ka Saksamaa poolt, et siis sõda Nõukogude Liiduga võib alata võib-olla tõesti suvel, et siis võis Eesti juhtkonna motiiv olla tõesti, et nagu venitada sovetiseerimist nii kaua kuni võimalik. 16. juuni ultimaatum, milles siis nõuti valitsuste vahetust ja nõuti täiendavate vägede Eestisse laskmist ja see tuli nüüd väga ruttu vastu võtta. Ma mäletan, kas ta oli 12 või 24 tundi. Teoreetiliselt oli siin ikkagi võimalus veel ka, et Eesti sõjaväes oli igatahes valmisolek number 1, et Eesti mobilisatsiooni välja ei kuulutatud, aga Eesti sõjaväelased magasid mundris, eks ole. Et tollel ööl, aga siis ja kui Eesti valitsus otsustas selle ultimaatumi siis vastu võtta, siis tegelikult oli juba esimesed väed olid juba hakanud sisse tulema. See tähendas ja nüüd siis saabus siis Eestisse Andrei Ždanov, kes oli väga selline võimekas administraator. Et nüüd, et üks asi, mis võis minu arvates jälle, kui psühholoogiliselt mõelda, mis võis nagu Pätsil nagu seda enesekindlust süvendada, oli see, et ta oli ju kogu aeg suhelnud Nõukogude saadikutega juba 20. aastate alguses. Ja vot need Nõukogude Liidu saadikud, kes siin olid varem olnud, need ei olnud aga administratiivselt väga võimekad. Ja mulle Päts oli niisugune väga hea suhtleja, ja talle endale võis ka tunduda, et ta on nagu üle mänginud, eks ole. Ta võis arvata, et küll ta siis edaspidi ka nad üle mängib. Aga ütleme, et sellelt jõupositsioonilt, esiteks see jõupositsioon ju tekkis pärast Molotov-Ribbentropi pakti. Nõukogude Liidul see oli hoopis teine positsioon ja teiseks, ütleme, need inimesed, kes tegelesid Eestiga pärast 39. aasta Molotov-Ribbentropi pakti, need olid juba administratiivselt ja poliitiliselt palju võimekamad. Ta esialgu siis proovis ja võttiski siis ühendust selliste tulevase valitsuse inimestega, laskis endale siis tutvustada ühte ja teist Nikola Andresenit, Vares-Barbarust ja siis konstrueeris siis endale nagu selle pildi sellest Eestist, et mis talle on ohtlik siin, mis ei ole ohtlik ja ta sai väga hästi aru, mis on ohtlik. Ta sai näiteks aru, et Kaitseliit on ohtlik.
et see tuleb esimesena ära likvideerida, et sealt mingit vastupanu ei oleks. Et ta siis ta analüüsis endale selle pildi välja, mis tuleb teha, et see okupatsioonirežiimi kehtestamine läheks rahulikult ja siis esitas need nõudmised siis Eesti valitsusele järjest. Et esialgu Päts lootis, et tal õnnestub selle valitsuse isikkoosseisus ikkagi kaasa rääkida ja pakkus valitsuse juhiks, peaministriks August Reid, keda siis Nõukogude inimesed pidid tundma ju tema saadikuajast Nõukogude Venemaal ja Nõukogude Liidus. Ja sellest tulenevalt arvas ka Päts, et see August Reid peaks olema nendele sobiv. Aga Ždanov lükkas selle kandidatuuri tagasi, ta ilmselt pidas Reid nagu liiga tugevaks poliitiliseks isikuks, et kes võib-olla teatavatel tingimustel ei oleks ennast lasknud niimoodi juhtida, nagu seda Vares Barbarus laskis. 1940. aasta juunis Eesti ühiskond leidis ennast olukorras, kus ühelt poolt Euroopas juba kestis sõda, mis muidugi tingis ka seda, et suuremad riigid ei pööranud tähelepanu siin Baltikumi riikides toimuvatele sündmustele ja teiselt poolt Nõukogude Liit viis sisse lisaväed Eestisse, survestades eelnevalt ultimaatumiga Eesti valitsust. Kindlasti on räägitud hästi palju sellest, miks ei ole osutatud vastupanu agressorile. Eestil oli olemas oma kaitsevägi, Eestil oli olemas oma kaitseliit, kuid samas seda vastupanu ei tulnud. Vaadake jälle, et sõjaajaloost ütlevad niimoodi, et selline nii-öelda partisani sõja variant, mida me nüüd kaasajal tunneme, mida on teise maailmasõja ajal, mis sai niisuguse laia leviku. Et vaadake, et tollal sellist strateegiat ikkagi, ütleme, et sõjaväe juhtkond ei pidanud nagu selliseks loogiliseks või kuidas öelda, taolist strateegiat arendada. Aga põhimõtteliselt, et kui nagu Eesti oleks vastu hakanud, siis oleks see pidanud tõesti olema partisani sõda. Ega seal tõenäoliselt muid variante ei oleks olnud. Sellepärast, et juhul, kui me tõesti tahame seda mängu veel edasi mängida, et siis me peaksime tooma kõik need murdepunktid kusagile allapoole. 1934. aastasse, et vaadake, et siis kui toimus riigipööre, ja Eestis oli üks selline tugev poliitiline jõud, kelle nimi oli vabadussõjalased, kes olid siis teatavasti Nõukogude Liidule väga vaenulikud ja ka väga Nõukogude Liidu kartlikud. Et selles mõttes, et juhul näiteks, kui 1934. aastal oleksid võimule tulnud vabadussõjalased ja sel juhul siis hakanud väga jõuliselt selleks sõjaks ettevalmistama, kaitseks ettevalmistama, siis oleks võinud kujuneda see olukord nagu teistsuguseks, aga raske on öelda, et kas meie siis siin istuksime. Selleks, et luua ettekujutus, nagu Eesti rahvas tahaks liituda Nõukogude Liiduga, 1940. aasta juulis korraldati erakorralised valimised. Riigikogu aeti laiali ja kuulutati välja Riigivolikogu valimised. See kõik oli koordineeritud Andrei Ždanovi poolt. Tegelikult ju tegemist ei olnud valimistega, kuna alternatiivsed kandidaadid ei saanud oma kandidatuuri üles seada. Inimesed, kes soovisid alternatiivset arvamust avaldada, olid represseeritud. Vaba valik puudus. Kohe pärast seda, kui valimised toimusid ja tulemus oli kommunistliku partei jaoks, kommunistlike kandidaatide jaoks erakordselt hea, paljugi rohkem kui 90%, uuesti nii-öelda valitud Riigivolikogu otsustas liituda Nõukogude Liiduga ja esitas vastava palve, mida Nõukogude Liit nii-öelda vastu võttis. Sellega oli Eesti iseseisvus hävitatud. Need valimised, need tegelikult, konstitutsioon nagu taolisi valimisi üldse ei lubanud. Eesti Vabariigi konstitutsioonis olid siis kindlad tähtajad, mille jooksul võivad valimised toimuda pärast nende väljakuulutamist.
aga Ždanov nõudis, et need toimuksid nagu lühema ajaga. No mis siis tähendas seda, et valimiste agitatsiooni oli siis opositsioonil raskem teha ja oma opositsioonikandidaate siis ka raskem välja panna. Aga sellest hoolimata Eestis siis suutis, vaadake, et selle Pätsi autoritaarse režiimi ajal oli tekkinud ka demokraatlik opositsioon ja need Eesti sisepoliitilised suhted ei olnud väga head, eks ole, nad olid suhteliselt pingelised. Aga nüüd selles olukorras, kus hakkasid valimised tulema, siis kõik need opositsiooni ja valitsusmeelsed jõud suutsid siiski omavahel ära leppida ja leida, et me peame kõikides ringkondades panema vastaskandidaadid välja. Ja seda ka tehti, 87 vastaskandidaati pandi välja ja nüüd enne valimisi siis hakati neid nagu hirmutama, et võtku oma kandidatuurid tagasi. Ütleme, et see Eesti administratsioon või Eesti kommunistid siis igati selgelt Nõukogude Liidu saatkonnast tulnud näpunäidetel. Ja see tähendab, et hakati siis neid nagu hirmutama, aga siiski suurem osa nendest oma kandidatuuri tagasi ei võtnud. Veel siis tuletan seda meelde, et ka nendel ametlikel, nendel kommunistlikel kandidaatidel, see oli siis töörahva ühine väelinna kandidaatidel. Nende valimisplatvormis ei olnud Nõukogude Liitu astumist. See oli mitte üheski, mitte kusagil, mitte millest taolisest ei räägitud avalikult. Nii, aga siiski sellest hoolimata tulid need vastaskandidaadid peaaegu igas ringkond või kõikides ringkondades, mis aga siis valimiste peakomitee otsusega siis jälle Nõukogude Liidu saatkonnast tulnud nõudel siis tühistati kõik need kandidatuurid, nii et igasse valimisringkonda jäi üks siis Nõukogude meelne kandidaat. Sisuliselt valik puudus, alternatiivi opositsioonilisi kandidaate ei lubatud kandideerida. Lisaks sellele siis ka kuigivõrd kindlasti ka võltsiti valimistulemusi. Aga ega selleks väga suurt tarvidust ei olnudki, eks ole, et kui nõuti ka sunduslikult valima minekut, valikut ei olnud, et siis need 80 kandidaati tõepoolest valiti ära. Ja nüüd siis see punane riigivolikogu tuli kokku ja siis seal kohe esimesel või teisel istungil siis otsustati kuulutada Eesti siis Nõukogude vabariigiks ja astuda ja esitada palve siis astuda Nõukogude Liidu vabariigiks. Rinda suure selle heidiga